Tere! See video on Eesti 3-3 korvpalli ajaloost. See jaguneb ilusti 3 perioodi. 27 aastat tagasi, 6. juunil 1993 hakati Eestis 3-3 formaadis turniiri mängima. Esimest turniiri, see toimus Vabaduse väljakul ja seda võib pidada Eesti 3-3 korvpalli sünnipäevaks. Kindlasti mängiti enne seda ka 3-3 formaadis ja mängiti õues, aga see turniir on siis sarnaselt Eesti korvpall 100-ga, kui 7. juulil 1920 peeti siis turniir esimene, mida siis millest loetakse Eesti korvpalli sünni algust. Enne seda kindlasti ka mängiti 5-5 formaadis korvpalli. Aga loeme selle perioodi alguseks siis 1993 ja selle esimese perioodi pikkus on 10 aastat kuni 2003 ja see periood võiks kanda nime tänavakorvpall. See esimene periood võiks olla tänavakorvpalli kõrgaeg, tippaeg, eriti just see, mis oli ajavahemikus siis 93 kuni 2000, kui tänavakorvpall vallutas kogu Eesti, terve suvi olid kõik linnad tänavakorvpalli täis, rahvast oli meeletult. Ühel Pärnu etapil oli rekord 222 võistkonda, mängiti hommikust hilisõhtuni. Lisaks toimusid ka Adidase ja Reeboki turniirid lauluväljakul, kus Jugik Start esines ja Lembitu Kuuse kommenteeris ja Martin Müürsepp pani pealt. 10 000 inimest vaatas asja, nii et selline kõrgaeg, võib-olla osad nooremad mängijad siin ei teagi, oli siis kunagi seal 90-ndatel. Üks põhjus oli see loomulikult, et asja tehti hästi, aga teine põhjus oli see, et tegelikult ega midagi muud sel ajal suvel eriti õues teha ei olnud. Teised suuremad spordivõistlused alustasid sealt umbes 2000. paiku, 2000 sai alguse Simple Session, Tallinna sügisjooks, tänaseks siis Tallinna maraton ja mitmed teised spordisündmused, mis tekitas sellise konkurentsi kindlasti nii osalejate seas kui ka sponsorite näol ja siis pigem selline kogu sellest tänavakorvpalli esimesest perioodist. See esimene 7 aastat, 93 kuni 2000 oli selline suur ja mõnus ja ilus, tagantjärgi alati rohi on rohelisem ja mõnus meenutada ja oligi tänavakorvpall. Õues mängiti iga ilmaga, mängiti asfaldil, mängiti 1-1 formaadis või 3-3 formaadis ja ühe korvi all. Ja seda igal pool nimetatigi tänavakorvpalliks ja sellest tegelikult siis tänavakorvpall ja 3-3 korvpall said sünonüümideks. Selle esimese perioodi teine pool 2000 kuni 2003 pigem siis huvi hakkas langema. Kindlasti ka korraldajatel ei ole lihtne seda niimoodi üle 10 aastat kokku teha. Huvi langes ja 2003 oli siis selle sarja viimane võistlus. Mäletagi, mis nime ta kandis, Mart või miskit. Minul sellest perioodist on kogemus peamiselt mängijana, eriti hea mängija ma pole kunagi olnud. Ühel korra Tabasalus sain seal 3. koha, aga väga aktiivselt käisin osalemas erinevatel võistlustel ja tõepoolest väga lahe oli. Aga periood sai läbi ehk Eestis 3-3 korvpall või tänavakorvpall selleks hetkeks siis lõpetas 2003 ja 2004-2005 Eestis üleriigilist sarja ei toimunud. Toimusid mõned üksikud turniirid siin ja seal. Kanepis näiteks kindlasti vist algus oli 2004 või 2005 juba. Nii et see oli selle hästi lühike kokkuvõte sellest esimesest perioodist, mis tõesti kandis nime tänavakorvpall, ei olnud siis ei teisi formaate ega 3-3 korvpalli nimetustki sel hetkel veel olemas. Ja see tegelikult pani aluse üldse sellele, et tänavakorvpallist saaks kunagi midagi suuremat, et seda ala hakatakse kunagi veel rohkem ametlikumaks tegema. Ja sest see oli mitte ainult ka Eestis, vaid ka ülejäänud maailmas, ka Lätis, Leedus oli see ajalugu suhteliselt sarnane. Ka seal toimusid ju Adidase ja Reeboki turniirid ja need olid
päris popid, mõnel on siiamaani sellest perioodist särk alles. Teine periood, ma ütlen, et see hakkas siis seal 2004-2005 vaikselt pihta, aga 2006 kuni 2017 oli selline periood, kus ma olin ise korraldaja rollis ja see periood võiks kanda nime siis 3-3 tänava korvpall. Ja kui veel täpsem olla, siis suurem osa sellest perioodist 2009 kuni 2017 oli tegemist siis Pride 3-3 tänava korvpalli Eesti meistrivõistlustega. Ehk siis 3-3 korvpalli või tänava korvpalli Eesti meistrivõistlused on selle teise perioodi selline lühike või pikem nimetus. Sellest perioodist ma tean kindlasti oluliselt rohkem rääkida, sest korraldaja rollis olin päris pikalt ja päris kõigega kursis. Me saime idee sellest, et oli suvine sari oli nüüd 2 aastat ära jäänud ja minu arust oli Martin Toomas, kes selle idee ühes saunas välja pakkus. Lükkasime siis, tundsime, et hea mõte ja lükkame käima ja idee on sama, mis varasemaltki, kui tänava korvpallile pandi lihtsalt mingisugune nimi ette, et on see KOF või Jenki või Smart või Smart tänava korvpall ja läheb asi käima. Aga me ei leidnud kedagi. Ei leidnud sellist toetajat, kes oleks nõus sellise panusega Eesti 3 tänava korvpalli siis käima lükkamiseks. Õnnestus meil siiski saada korvikonstruktsioonid. Üks selline 15 tükki oli neid meil või 16 tükki alguses. Ja sellega saime tegelikult rattad liikvele. Väga suur abi oli DSV-st, kes kogu suveks andis meile rekka kasutusele, kuhu kõik kola läks kevadel sisse ja pärast hooaega välja. Need 2 asja, et meil olid korvid olemas, meil oli võimalus neid liigutada. Need 2 asja tegelikult olid alus sellele, et üldse tänava korvpallisarja Eestis kuidagi analoogsel kujul uuesti käivitada. Ja kindlasti oli abi ka kõikidest toetajatest, keda me siis hakkasime otsima hoopis teisel viisil, mitte ühte peasponsorit, vaid me mõtlesime, et teeme igale väljakule siis nimisponsori, kus siis pakkumine või see panus on toetaja poolt väiksem, aga ikkagi kuidagi pildil. Ja esimesed aastad suurimaks toetajaks oli meil And1, mille tõttu siis 2006 ja 2007 suvine sari kandis nime And1 3 tänava korvpall või tänava korvpalli Eesti meistrivõistlused, sest teine teema, mis me siis üles võtsime, oli see, et kuidas sellele asjale veel mõtet juurde anda. Läksime, koputasime või saatsime tegelikult kirja Eesti Korvpalliliidule, et kas see sari võiks olla Eesti meistrivõistlust. Ja Korvpalliliidul selle vastu midagi ei olnud. Tegime isegi selle kohta mitu aastat paberit, et tegemist on ametlikke tänava korvpalli Eesti meistrivõistlustega, ega midagi keegi teist sellist asja ei korraldanud. Suhteliselt selline win-win seis oli, et korvpalliliit seda tunnustas ja meie saime öelda, et me oleme meistrivõistluste korraldajad. Võib-olla oli abiks leidmaks mõnda toetajat, keda siiski esimesel 2 aastal ülemäära palju ei olnud, aga piisavalt, et sai sarja käima lükata. 2008. aastal tuli toetajaks Philips, see oli siis Philipsi nimeline tänava korvpallisari ja see tähendas peamiselt seda, et nende poolt oli väga suur kogus erinevat elektroonikat auhindadeks, sest auhinna kulu kogu selle suvises sarjas oli ka päris suur. Aga tänu Philipsile said väga paljud endale siis sellist elektroonikat, võib-olla mõnel peab siiamaani vastu, aga see on juba siis tänaseks vast 13 aastat vana, et raske uskuda. Philipsi järel tuli aasta 2009 ja 2008 aasta lõpus saime kõne Coca-Colast, et nendel on huvi seda sarja toetada. Ja ma ei tea, kui paljud Eesti spordivõistluste korraldajad on üldse sellist kõnet saanud.
et kindlasti selliseid on, aga sellisel kujul, et tere, et me tahaksime tulla teie sarja pea toetama, et selliseid olukordi on vast väga vähe. Tavaliselt ju korraldajad koputavad erinevaid uksi, esitavad presentatsioone, võib-olla 10 toetajast ühe saavad. Et see oli selline väike üllatus, aga loomulikult pakkusime siis Coca-Cola HBC jookidele siis välja sellise võimaluse. Nemad olid huvitatud sellel sarjas presenteerima siis Sprite'i brändi, nii et alates 2009 sai siis kogu sari nime Sprite 3-3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlused. Iga aasta lihtsalt vahetus lõpuaasta, esimene aasta oli 2009. See oli väga muutuste rohke aasta, esimesed 3 aastat, 2006, 7, 8 tegelikult me mängisime ainult Eesti võistkondadega. Dekal Ehitus võttis seal iga aasta suurema osa auhinnafondist ära. Ka rauda kõik kola, mis meil oli auhinnaks saadud, on neil vast siiamaani alles. Aga 2008 aasta lõpus esimest korda tuli siia üks Leedu võistkond, kes siis finaalis toonast liidrit, Eesti liidrit võitis. Ja 2009 aasta oli juba esimene kord, kui võistlus läks meil siin rahvusvahelisemaks, eriti siis just finaalvõistlus. Ei mäleta, kas etappidel ka mõned lätakad või leedukad käisid, aga finaalvõistlus 2009 aasta Tallinn Open oli esimene suurem 3-3 võistlus üle pika aja. See tõi siis kokku mitmed riigid. Me nimetasime seda 2009. aastal isegi Baltic Openiks, sest me arvasime, et see võistlus võiks jääda siis nagu Balti riikide sündmuseks. Aga juba õige ruttu saime hiljem aru, et tegelikult võiks olla Tallinn Open, mis siis tegelikult ju tõi Eestisse aastate jooksul võistkondi Venemaalt, Serbiast, Hollandist, Saksamaalt, loomulikult Läti, Leedu, Soome, Rootsi, väga erinevaid riigid, kõike polegi täpselt meeles, aga väga paljud tegelasid selles finaalvõistlusest osa võtsid. 2009 oli selle poolest veel eriline, et siis sai Vabaduse väljak valmis ja meil oli päris kõvasti tegemist, et see võistlusplats, kõige esimene sündmus sellele üldse korraldada. Vabaduse väljakul oli ju vanasti parkla maa peal, siis tehti ilus plats ja me saimegi kõige esimese sündmuse. Kohal oli isegi Eesti Vabariigi president. Tegime suure ilusa grupipildi, kes leiab siit ennast. Ja sellest tegelikult algas siis selle Eesti 3-3 korvpalli teise perioodi, nimetame seda teist perioodi siis tänavakorvpalli meistrivõistlusteks lühemalt. Selle perioodi siis nii-öelda kõrgaegeks, et 2010 oli asi jällegi Vabaduse väljakul, ilm oli ilus. 2010 tuli veel ka meil oluline toetus juurde, nimelt Sprite siis ei olnud rahul esimese aastaga, aga mitte selle pärast, et midagi oleks nagu väga valesti, vaid sellepärast, et kuidagi ei olnud päris roheline see asi. Ja siis me selgitasime, et vaadake, et meil on siin, et oli siis peatoetaja pakkumine, oli siis esitleja 2 pakkumist, et Sportland ja Triobet esitlesid Sprite tänavakorvpalli. Et kui teil on huvi, et siis me võime need 3 pakkumist teile kokku panna ja seda siis saigi, et alates 2010 kuni 2017 oli kõik suhteliselt roheline ja Sprite'i panus ei piirdunud ainult selle lepingujärgse toega, mis selle sarjale oli ja mis võimaldas siis tegelikult terve suvi mööda Eestit ringi sõita, vaid sellele tuli oluline lisa, sest Sprite toetas erinevaid tänavakorvpalliturniire üle maailma ja neil oli omad siis sellised finaalvõistluse preemia pääsmed, mida ka Eestisse jagati ja need olid ikka sellised, mida on tänaseni raske uskuda, et oli meil ju pääse NBA finaalturniirile, kus oli veel lisaprogramm, kus
Kobe Bryant ja LeBron James olid siis kaptenid ja igast riigist sai siis üks mängija siis ühte tiimi ja nad tegid seal sellise kogu selle nädalavahetuse ajal ka ühe niisuguse show mängu ja Martin Jurtom oli Eestist siis see mees, kes sinna pääses sellele mängule ja ühe punktiga siis selle show mänguga aitas võita seal. Et selline lisatugi auhindade näol, lisaks oli, ma mäletan, poes olid Sprite'i pudelid tänavakorvpalli logoga, selline korralik tugi oli tegelikult Sprite'i poolt kogu selle sarjale, mis üldse, tänu millele üldse Eestis asi ikkagi mitte ainult ei jäänud ellu, vaid võimaldas meil hakata saatma võistkondi ka väljaspool Eestit. Sest 2010 alustas Rahvusvaheline korvpalliliit siis 3-3 korvpalli olümpiale viimist ja esimese asjana see viidigi kohe olümpiale. 2010 toimus Singapuris noorte olümpia ja noorte olümpiamängudel oli 3-3 korvpalli esimene ametlik võistlus. 2010 me ei pannudki seda tähele, kuskil Singapuris Piba midagi korraldas, see meist läks kuidagi mööda, meid sinna ei olnud kutsutud, aga me olime kutsutud juba järgmisel aastal, ehk siis 2011 aasta olime kutsutud U18 vanusesarja esimestele ametlikele maailmameistrivõistlustele. Need toimusid Itaalias, Riminis ja Eesti võistkond käis seal siis koosseisus Nurger, Paasoja, Põldoja ja Rait Riivo Laane. Ja nad mängisid seal väga hästi, minust nad mäletamist mööda võitsid alagrupi ja siis võitsid veerandfinaalis USA-d, korvpallis USA-d. Nii. Ja siis jõudsid 4 parema sekka, aga seal olid vastaseks Bulgaaria ja Itaalia, nii et me tegelikult jäime 4., aga võib ka öelda, võitsime 4. koha, mitte ükski Eesti noorte poiste võistkond ei ole jõudnud kõrgemale. Noorte tüdrukute osas, aga U18 tüdrukud 2 aastat hiljem Indoneesias toimusid maailmameistrivõistlused ja said sealt hõbemedali. Esimene koht oli USA-le, teine koht oli Eesti. Nii et selline ajalooline tulemus, ma arvan, et seda edaspidi, seda on küll väga raske üle lüüa, aga eks me püüdleme selle poole. Aga hõbemedal sellel alal oli päris kõva saavutus. Kui vaadata, minna korra veel natuke aega tagasi, siis tegelikult rahvusvahelisel pinnal hakkasid ka toimuma mitte ainult Eestis, vaid ka välisriikides turniirid. Ja üheks suuremaks oli kindlasti Moskvas toimuv Moskva Open ja ühel aastal siis Eesti võistkond suutis sellel turniiril, mida toona nimetati tänavakorvpalli maailmameistrivõistlusteks, saada ka hõbemedali, aga loomulikult sellel mingit sellist suuremat alaliitude kinnitust sellele ei olnud, rahvusvahelise korvpalliliidu poolt ka mingisugust kinnitust sellele ei olnud, aga samal ajal ega mitte ühtegi teist turniiri sellisel kujul ka ei toimunud, kus oleks üle maailma võistkonnad kokku toodud. Nii et medal Moskva Openilt on ka kindlasti suur saavutus. Andre Pärn upitas palli korvi ja see kindlasti on minu jaoks üks emotsionaalsemaid hetki seal koha peal seda asja näha. Aga loodetavasti näeme neid tulemusi siis ka juba tulevastelt tiitlivõistlustelt. Sellest teisest perioodist räägin aga edasi. 2011 oli Eestis Tallinn kultuuripealinn ja kogu sündmus läks veelgi suuremaks. Siin käisid ju isegi FIBA Eurotuuriga, mida korraldas, mille eelarve oli seal juba FIBA poolt üle 2 korda suurem kui meil kogu suve peale kokku, eks, aga nad aitasid siis seda Tallinna Openil, tõid kohale siia oma väljakud ja varustuse. Et see oli ka päris selline mõnus ja suur aeg ja kogu aeg olime õnnistatud ilmaga, kordagi mingisugust probleemi sellest ei olnud. Et oleks kuidagi kole ilm olnud näiteks ja oleks pidanud saali minema, et sellist variantigi polnud.
Ja see tegi kogu selle meenutuse ka tagantjärgi päris mõnusaks. Olid meil päris lahe show, sest koha peal käisid ka maailma täielik tipp nendest pealtpanekustaaridest, kes on tänaseks on mõned siin 10 miljoneid vaatamisi kogunud, aga ühed esimesed pealtpanekud tegid nad just Tallinnas. Näiteks tänaseni üks tuntumaid pealtpanekustaare Miller Ukrainast sai just Tallinna turniirilt omale hoo sisse. Et see oli üks esimesi, kus ta hakkas teisi võitma. Ja loomulikult igasugused muud nimed kuni minu ühe lemmikuni see Scorpioni tanki teinud Jordan Kilgannon. Et ka tema on Eestis käinud ja sellistest, selle ala vaieldamatu maailma tipu Eestisse toomine on ka päris suur asi. Ja lisaks maailma tipule nii showmängus on ka siin käinud maailma tipud sellel alal. Ma alati mõtlen, et kui palju neid alasi on, et kas siin täiesti number 1 on kohale toodud Serbia tiim, kes oli 3-kordne maailmameister, hiljuti teadsid, läksid kuidagi lahku seal, oli värske uudis, aga nemad põhimõtteliselt olid selle ala täielikud valitsejad selle ala algusest saadik ja selle ala algust maailmameistrivõistluste näol vanemates või siis täiskasvanute sarjas või ametlike võistluste näol sai alguses 2002 aasta Ateenast ja sealt tuleb tunnistada, et Eestil midagi head kaasa ei olnud tuua peale kogemuse, et mehed said seal 24 võistkonna seas 17. koha ja naised tulid 16. Naised pääsesid play-offi edasi, mehed ei pääsenud ja said vastaseks USA. Ei saanud USA vastu me siis, aga Birgit Püü, kui toimus seal individuaalvõistlus, suutis siis ikkagi kuldmedali ära tuua ja Skylar Diggins, kes on ju väga tuntud naiskorvpallur. Nii et mingi medal meil seal selles turniiris taskusse jäi. Minnes siit nüüd edasi nende aastatega, Eesti on peaaegu igal aastal pääsenud maailmameistrivõistlustele sellel alal, välja arvatud siis 2016, kui Hiinas turniir toimus. Ja kogu sellele seisule, et me oleme saanud maailmameistrivõistlustele, on aluse pannud see sama Sprite tänava korvpallisari, meistrivõistluste sari. Sest kui seda sarja ei oleks olnud, siis meil Eestis me ei oleks hakanud kasutama ka FIBA mingisugust süsteemi, me ei oleks saanud oma reitingupunkte ja FIBA ei oleks kutsunud meid turniiridele. Ja see punkt, mis siis tegelikult FIBA poolt algaski sellise koordineerimisega, sai alguse seal 2010, tänaseks siis on 11 aastat mööda sellest, eks nad jutte rääkisid varem, aga 2010 oli siis esimene turniir. Ja siis hakati tegema erinevaid tehnilisi lahendusi, mida on 10 kordi otsast peale alustatud, mis on olnud, ma olen kuulnud neid hindasi, siis isegi Skype tehti väiksema rahaga, kui seesama tänane play.fiba 3x3 süsteem, mis on korraldajad tasuta, mille kohta on üks teine video kuskil siin kunagi tulemas. Nii et see ala tegelik tõus siis algaski, olümpiateekonna tõus algaski siis 2010, FIBA võttis eesmärgiks selle 2016 Rio de Janeiro olümpiale saada. Nii kiiresti see ei õnnestunud, seal on üks pikem lugu veel taga, aga see õnnestus aastal 2017, kui siis otsustati, et 3x3 korvpallist saab Tokyo olümpiala. See oli väga suur saavutus. Ala kandideeris Tokyosse kui siis korvpalli lisaalana, sarnaselt näiteks ujumisele, tuleb veel seal 32 medali ala kõrvale tagurpidi krool või midagi umbes, aga 3x3 korvpall oli selleks hetkeks ennast piisavalt tõestanud ja
ja see olümpiale saamine oli väga suur samm edasi. Sest kui me varasemalt vaatame, siis alaliitude poolt ka, mitte siin ainult Eestis, vaid üle maailma, kui FIBA selle ala promomisega alustas, siis ega kellelgi sellest väga sooja ega külma ei olnud. Et isegi kui sellel alal toimusid maailmameistrivõistlused, tore, aga nagu väga kedagi siis ei huvitanud see, et mingist hetkest aga tekkis ju see sama nagu küsimus nii meil kui ma tean, et ka Lätis ja Leedus, et kui korraldati suvist tänavakorvpallisarja, siis ja järgmisel aastal toimusid maailmameistrivõistlused, et kuidas siis valida need, kes siis maailmameistrivõistlustele sõidavad. Ja eks ta oli selline siiamaani, eks ole, oli siis tagantjärgi mõelda, et oli niisugune segane aeg, et ühest küljest korraldajatel sellist võimalust, ka rahaliselt oli suhteliselt võimatu, et me kedagi sinna võistlustele kuidagi saadame. Ja alaliidul tekkis selline kohustus, et nüüd on tegelikult me oleme mingil alal saanud maailmameistrivõistlustele, nüüd tuleb ju võistkond kuidagi kokku panna, et tegelikult puudus ka selline kogemus, kuidas sellist võistkonda kokku panna, sest ametlikult 3-3 korvpallis ju treenerit ei ole. Ja tekkis ka kulu. Eesti näiteks 2013 saatsime 2 võistkonda Indoneesiasse. Et see kindlasti ei olnud väike kulu, eks. Aga see oli suur võimalus ja see 2013, kui ikkagi hõbemedaliga maailmameistrivõistlused tagasi tuled, siis see on seda väärt ka kindlasti. Ja sellest ajast alates tegelikult siis kuni isegi 2017. aastani välja valitses teatud niisugune, keegi nagu täpselt ei saanud aru, et kuidas moodi siis seda ala nagu mänguliselt kuidagi arendada, et kuidas need võistkondi valida, kuidas nagu üldse trenni teha ja nii edasi. Ja 2000 me erinevaid versioone kasutati, et võeti üks treener, kes pani siis mängijad kokku, ei teadnud sellest teinekord treener ega ka mängijad ja saadi isegi niimoodi, et suurema ettevalmistuseta saadi lennujaamas kokku ja mindi võistlustele. Aga oli ka juhtumeid, kus ikkagi tehti trenni, aga mitte päris spetsiifiliselt, sest ei olnud ka aega väga palju ettevalmistuseks. 2017 oli selline põnev aeg, kus maailmameistrivõistlused toimusid Prantsusmaal ja Eesti pidi sinna saatma jällegi, me olime 2016 teinud kõva suvise töö sarjaga, me olime saanud maailmameistrivõistlustele peale ja meil puudus nagu, et kuidas me siis sinna selle võistkonna saadame. Ja tekkis jälle mõte, et äkki siis jälle võtame kellegi treeneri, kes umbes hakkab mõtlema, et kes need mängijad võiksid olla. Ma pakkusin lahenduseks, et mõnes riigis oli samamoodi see kasutusel, et teeme turniiri. Turniirist võivad kõik osa võtta, kes selle turniiri võidab. See on Eesti koondis. Aga see tundus nagu hästi aus ja loogiline, aga samal ajal maailmameistrivõistlused olid juunikuus ja see tähendas, et maikuus kuu aega varem tuli anda nimed üles, aga maikuus, kui sa teed turniiri, isegi kui me tegime seda Saku Suurhallis, võttis osa vist ainult 3 või 4 võistkonda, siis enamus neid mängijaid, kes saali korvpallis veel finaale seal mängisid, nemad ju osa sellest võtta ei saanud. Ehk siis Eesti ei saanud kõige paremat võib-olla koosseisu panna, aga 3-3 korvpallis ega ei teagi, mis see kõige parem koosseis on. Et kõige parem koosseis on see, kes võidab. Aga sellest aastast siis võikski hakata pihta see Eesti 3-3 korvpalli kolmas periood. Kolmas periood võiks kanda nime olümpiamängud. Ja selle perioodi algus on seal 2007-2008 ja nii edasi. See võib olla selline sujuv algus. Võib-olla selleks kuupäevaks võib võtta selle kuupäeva, oli see vist 9. juuni 2017, kui kuulutati välja, et 2020 Tokyos on 3-3 korvpalli olümpialaks saanud. Et see võiks olla selleks nii-öelda Eesti 3-3 korvpalli kolmandaks perioodiks, olümpia.
olümpiamängud. Selle perioodi alguses meil siis tegelikult, no ütleme jälle, pääsesin maailmameistrivõistlustele, ülemäära hästi ei läinud, vist oli 14. koht, mis mehed said seal, aga muutus päris palju ka Eesti 3-3 korvpallis. Esiteks 2017 toimus veel viimane Sprite tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste sari. 2017 septembris, augusti lõpus või septembris otsustas siis Eesti Olümpiakomitee, kes vaatas uute alade nimekirja, otsustas, et meil on selline uus ala või me oleme sellel uuel olümpiaalal küllaltki edukad, me oleme maailmameistrivõistlustel käime, meil on siin mingisuguseid medaleid ette näidata, me oleme FIBA reitingus oleme väga kõrgel kohal, otsustas siis hakata Eesti Korvpalliliitu toetama. September 2017. Ja umbes samal ajal ka Siim Raudla pakkus välja, et temast võiks saada või tema tahaks seda 3-3 korvpalli treeneri pingilt selle kaasa aidata. Ja need asjad läksid kuidagi sobivalt kokku, et isegi oli määratud EOK poolt, et treener on konkreetne treener, et konkreetne nimi tuleb see treeneri taha panna, aga see ülejäänud toetus, C-kategooria toetus oli siis mittenimeline, mis on tänase päeval mittenimeline, mida saab siis nagu erinevate fondiste valikuks kokku panna ja saata ja 3-3 korvpalli Eestis arendada. Ja see oli siis samm, ütleme, sügisel 2017. 2018 alguses saime teada, et lõpuks siis Sprite'i või siis Coca-Cola korporatsiooni tasemel oli vaadanud, et kogu maailma kaardi peal siin Eestis on ainsana 3-3 korvpalli toetus alles, Leedus oli Euroopast ainsana. Alles siis 1-1 korvpall ja me olime seal päris, ütleme 3 aastat kindlasti juba olime seal niimoodi, et tänu siin kohalikele turundustegelastele olime siiski niimoodi ellu jäänud. Isegi põhjusel, et tegelikult nüüd, kui kuulutati olümpialaks, siis otsustati, et seda me enam sellises mahus me ei toeta. Mitte sellepärast siis, et kuidagi 2017 oleks kuidagi vähem rohelisem see sündmus olnud, et kindlasti sai tähelepanu ja võib-olla isegi mõnes mõttes rohkem, kui see olümpiateema ka sisse lendas. Ja see tekitas tegelikult Eesti 3-3 korvpallis teatud mõttes augu, sest kui peatoetaja kadus ära, siis kedagi teist me kevadisel perioodil, seal 2018 ei suutnud leida. Oli väga suur oht, et üldse suvel sarja ei toimu mitte mingil viisil, võib-olla siis ainult mingi üks võistlus, mis ei oleks andnud meile näiteks ka ei reitingut, mille alusel oleks saanud järgmise aasta maailmameistrivõistlustele peale. Aga me olime jõudnud sama aasta maailmameistrivõistlustele, ehk siis 2018 ja need toimusid Filipiinidel, Manilas ja need toimusid juunis. Nii et see oli üks väga oluline koht, mida ma enda jaoks mõtlesin, et ma pean selle alaga ikkagi edasi tegelema, sest tegelikult meil oli lootust küll, et sellele MM-ile minna väga korraliku koosseisuga ja teha seal selline tulemus, mis tooks selle C-kategooria toetuse asemel juba B-kategooria toetuse ja sellisel juhul oleks neid vahendeid 3-3 korvpalli arendamiseks rohkem kui varasemalt, isegi Sprite'i aastatel. Tulemus jäi 9. koht maailmameistrivõistlustelt, mis tegelikult on väga hea tulemus, aga arvestades, et kui ma oleks surnud ringiga pääsenud edasi, siis koht oleks vähemalt 8. ja see oleks toonud siis selle oodatud B-kategooria tulemuse. Aga sellegi poolest saime olla kindlad, et see ala toetus jätkub. Mina astusin Eesti Korvpalliliidu 3-3 valdkonna juhina siis tööle, nii et Siim Raudla oli pool aastat enne mind juba teinud 3-3 asju seal nagu treenerina. Ja minu eesmärk oli see ala nagu ellu jätta. Ikkagi tegelikult sel hetkel väga vähe vahendeid oli sellise tänavakorvpalli arendamiseks, aga
me suutsime kõik koondised saata erinevatele võistlustele, mis on küllaltki suur kulu Filipiinidele ja muudesse riikidesse koondiseid välja panna ja muid kulusid oli seal veel, mis on aastatega suurenenud, on nii erinevad litsentsitasud. Aga suutsime 2018 siis teha sedasi, et kaasata väga palju erinevaid väiksemaid korraldajaid, et kui ütleme Sprite Tänamäe korvpalli algusaastatel oli siis selline, olime siis neljakesi, mina, Magnus, Martin ja Anto, kunagi oli ka Ando, aga siis tuli Anto, nii et sisuliselt tegutsesime neljakesi ja tegime kõik etapid ise ära. Mingist hetkest hakkasime kaasama sinna ka teisi, näiteks Viimsit ja Kanepit ja mõned kohad tulid juurde, aga 2018 oli selline aasta, kus siis kõik etapid korraldas keegi teine, korraldas keegi kuskilt koha pealt, samad Kanepid ja Rakvere ja kõik ei mäletagi enam. Ja Eesti Korvpalliliit võttis siis nagu rolliks korraldada siis selle Tallinna Open turniiri ehk siis finaalvõistluse, et selline oli see formaat ja see õigustas ennast iseenesest, sest kogu selle suvise sarja peale üheks suuremaks eesmärgiks oli see, et koguda piisavalt punkte kokku, et järgmisel aastal saada uuesti peale maailmameistrivõistlustele ja järgmine aasta oli 2019. Siis selle kolmanda perioodi teine aasta, 2019, läksime uuesti maailmameistrivõistlustele, siis oli koosseis oli teine, ootused olid olemas, tegime isegi ju telesaate sellest FIBA 3-3 meeskond ERR-is. Alvar käis seal koos kaameraga, koos kaameramehega. Kaasas Amsterdamis oli see turniir. Et ma seda kohta seal ei mäleta ka, kuskil seal oli 14 või midagi sinna kanti. Igatahes alagrupist me edasi ei pääsenud. Venemaa vastu saime võidu, see oli ainuke vist lohutus kogu selle turniiri peale. Et aga lätlased olid teised ja USA võitis. Et kui me mõtleme, et need lätlased on päris head mängijad, siis nad on kogunud juba ka päris mitu head tulemust. Eraldi üks videoplaan on mul teha Läti 3-3 korvpallist eraldi, nii palju kui mina tean sellest. Aga maailmameistrivõistlused on olnud alati eesmärk, 2020 maailmameistrivõistlusi ei olnud, selle asemel oleks pidanud toimuma olümpiamängud ja 2019 võtsime eesmärgiks viia naised olümpiale. Ma tegin ühed sellised tabelarvutused ära, nägin, et tegelikult on see võimalik selliste koduste turniiridega, sai naised kokku kutsutud. Naistel toimus 2019 aastal 3 või 4 korda rohkem turniire kui meestele. See viis meid maailmas kokkuvõttes 7. ehk siis lõpuks pääsesid mööda meist Prantsusmaa, Rumeenia ja Mongoolia. Ja 2 riiki nendest on sellised arvestatavad korvpalliriigid, aga Mongoolia kohta tuleb ka tegelikult öelda, et Mongoolia on korraldanud U18 maailmameistrivõistlusi, mille korraldushind on minimaalselt 3 miljonit eurot. Et see riik on seda ala väga tõsiselt võtmas, nii et mongoleid ei tasu siin alahinnata. Mongolid on võitnud nii Eestit maailmameistrivõistlustel kui ka Venemaad, jätnud Venemaa siis play-offist välja. Nii et on need mängumehed siiski. Aga sellegi poolest 2019 naiste aasta tõi Eesti 3-3 korvpallile esimese tiitlivõistluste medali kogu 100-aastase korvpalli jooksul. Eesti korvpalli raamat 100 aastat Eesti korvpalli, eelviimane lehekülg, eelviimane lugu, 99 lugu, räägib siis sellest, kuidas Eesti naised 2019 Euroopa mängudel said hõbemedali Prantsusmaa järel ja need naised on ise ka öelnud, et see on nende elu üks kas kõige magusam kellele või siis üks magusamatest medalitest. Kõik need emotsioonid, mida see 3-3 korvpall pakub, eriti kui sa veel oled võidukas, siis seda on päris kõvasti. Nii et esimene ja ainus medal siiamaani tiitlivõistlustelt on Eestis siis 3-3 korvpallis ja selle on toonud naised.
2020 ei toimunud olümpiamänge, ei toimunud Euroopa meistrivõistlusi, koroona ja tänase seisuga on teada, et olümpiamängud siiski peaksid toimuma sel aastal. Olümpial peaks olema kvalifikatsioon Austrias, kus Eesti naised on peale saanud. Peaksid toimuma Euroopa meistrivõistlused, peaksid toimuma U18 maailmameistrivõistlused, kus Eesti ühena vähestest riikidest on pääsenud nii noormeeste kui neidudega siis Ungaris toimuvale finaalturniirile. Selles on 20 riiki, nii poisse kui tüdrukuid. Maailmas oli kokku siis 6 riiki pluss korraldaja, kes sellise soorituse on teinud, et mõlemad kategooriad MM-ile saada. See on väga suur asi. Meil ei pruugi see tulevikus enam nii hästi õnnestuda, nii et tuleb seal ennast näidata. Sel aasta suvi- ja tiitlivõistlused on ees. See on 3. perioodi algus. Kui me seda perioodi nimetame olümpiaks, siis eesmärk Eesti 3-3 korvpallil võiks olla olümpia, võiks olla olümpiale jõudmine, võiks olla olümpiamedal. Nii kui see medal juba on, siis eesmärk võiks alati kuldne olla. Ega siin kõikide või paljude Eesti sportlaste puhul, kes on olümpialt kulla toonud, et aastaid ei ole enne neist seda keegi vast uskunud, aga tuleb ise uskuda ja 3-3 korvpallis on see reaalselt võimalik. Kui me täna vaatame, et maailma kõige parem võistkond aastal 2020 oli Läti võistkond. Miesis, Lasmanis, Krumins ja Tsavars, siis mängulistest oskustest on Eestis 50 inimest, kes on nendest paremad. Kindlasti 50 individuaalsetest oskutest, aga kuidas saada see tiim käima, see on see küsimus, mis on kõige keerulisem. Aga see oli siis selline pikem kokkuvõte Eesti 3-3 korvpalli ajaloost. Seda ajalugu veel võib võtta ka 2 perioodina, et tegelikult esimesed 25 aastat, esimene veerand sajandit sellest 1993 kuni tegelikult 2019. Kandis see alanime tänavakorvpall, alates 2020. aastast soovime selle kohta öelda 3-3 korvpall. Järgmises videos räägin sellest, mis vahe on 3-3 korvpallil ja tänavakorvpallil.